nagu Jaanika kirjutas ka, et kui nüüd ai teeb töö ära, et siis võtadki hommikul selle arvuti ja paned ai tööle ja siis ise vaatad mõnusalt aknast välja ja naudid jood oma kohvi ja siis pöörad pea uuesti arvuti ekraani peale ja vaatad, ongi tehtud. ja see on tegelikult minu viimaste kuude selline reaalsus olnud küll. ja see on, ma ei tea, imeline aeg praegu minu jaoks, kes ma kodulehtedega olen tegelenud siin aastaid. Vahepeal ausalt öeldes ma pean tunnistama, et mul oli selline periood, kus ma ei tahtnud üldse kodulehti teha, siis ma tegelesin rohkem koolituste tegemisega, õpetasin teisi, kuidas kodulehti teha ja vältisin igas mõttes kõiksuguseid päringuid, et kui keegi pöördus minu poole ja rääkis, et tal on kodulehte vaja või abi millegi osas vaja, siis ma enamasti suunasin need edasi. Aga nüüd on jõudnud kätte taas see aeg, kus ma olen vaimustunud kodulehtede tegemisest ja võtan hea meelega vastu, et üldse pole probleemi, et kui keegi ütleb, et kuule, aita ära teha, siis ei ole probleemi enam. ja see põhjus, miks nii on sellepärast, et on üks hästi suur abiline tulnud siis tehisaru, kes teeb tõesti nagu imelisi asju ära, et sa pead seda ise kogema, et mõista, millest ma siin täna räägin. Aga ma vaatan korraks, kas mul on, praegu nüüd korraks just läks see välja siin. Ma mõtlesin, et ma saan kohe hakata siin telefoni demoga pihta, et näidata nüüd seda viisi on ju, et põhimõtteliselt kuidas sa, näed, saame praegu vist ühendatud siin. Kuidas sa lihtsalt, ühesõnaga see viis, kuidas ma praegu, tere hommikust, ma hakkasin ai-ga rääkima. Tere hommikust, räägime ajast. Jah. Aeg võib tunduda vahel nagu... Ei, oota. Jaha. Nii, sul on ühendus veebikooli lehega. Ma vaatan kohe üle hetk, palun. Nii, nüüd ta vaatab selle lehe siis üle seal. Ja ma tegin ühe demolehe meile siia täna, et ütelge üks lause, mis te tahate selle lehele saada. Ma panen selle lingi praegu siia chati, see on tühi. Aga ütelge siia vestlusesse üks lause, mida te tahaksite, et siia veebilehele või sellele lehele tekiks. Nii, kas sul on ühendus olemas? Vaatan sellele, ma kontrollin üle korraks üle. Jah, mul on ühendus veebikool.ee lehega olemas. Pane link ja lause siia, siis lisan selle lehele. See leht, mida ma tahan, et sa muudaksid, on reede demo, selline sisuleht, uus leht, mis on loodud. Ühendus katkes, ma ütlesin, mul net on natuke kehva siin. Ma ootan ühte lauset, mis te tahaksite siia lehele saada, kirjutage chati. Nii, sul on ühendus veebikool lehega. Jah, saan seda vaadata küll, mis me teeme. Kirjuta sellisele lehele lisatekst nagu reede demo, mis on uus sisuleht, mis veebikool.ee lehele on loodud ja lisa sinna tekst tere ilusat reede hommikut. Selge, vaatan selle üle. Nii, vaatame siis tema loodetavasti nüüd siis, mul on see ai, kuidas teil on, kuidas te ai suhtes ütlete tema, on ju. Mina olen proovinud ütelda see, aga mul kuidagi ei õnnestu, ma ikka ütlen ta, sest et ta on nii, see tundub nii inimlik, kui temaga rääkida. Aga vaatame siis, et tema siis see ai hakkas nüüd tööle loodetavasti ja kirjutab seda teksti siia reede demo lehele, mille lingi ma panin siia chati ka, et kes saab, võib lahti võtta ja vaadata, varsti värskendada, et kas see tekst siis ilmub sinna või mitte, aga mul on slaidid ka olemas, et ma saaks natuke selgitada seda tausta, et kuidas siis praegu ja miks üldse praegu tasub selle WordPressi lehega tegeleda. Jagan ekraani, panen ekraani jooksma ja mis ta nüüd siin tahab saada mult, vaatame. Ahah, tuli ekraani jagamine ette, eks, ilusti. Kindlasti te olete kuulnud ja näinud väga palju selliseid asju, kus öeldakse, et polegi enam seda WordPressi vaja, et see on nii keeruline, et nüüd on palju lihtsam, mine sinna Lovabali või mine kuhugi mujale
ja lihtsalt vestlusaknas lähed, lood selle veebilehe ära. aga ma ikkagi tooks välja, mis on need eelised WordPressi ajal ja arvestades seda, et praegu on ka tehisaruga võimalik vibecode'ida seda lehte, et noh, põhimõtteliselt samamoodi, noh, nagu sa nägid just, on ju, ma vestlesin häälega ja lasin tal minna tegema seda veebilehele mingeid muudatusi. mul on lihtsalt internetiühendus on veidike kehva siin, aga iseenesest see vestlus on veel sujuvam, kui see ühendus on hea. ja see toimib telefoni teel ka niimoodi, et ma jätan lihtsalt kodus oma arvuti tööle voolu alla ja ma võin olla ükskõik kus maailma otsas, peaasi, et mul on internetiühendus hea olemas ja ma võtan telefoni ja vestlusrežiimis siis räägin ja lasen tal oma veebilehte muuta, et see on see tänapäev. ja kuna WordPress oli natukene võib-olla jah, aeglasem võrreldes näiteks Lovabeliga, kus tõesti nagu hästi kiiresti arenes et kogu see noh, see esimene vau-kogemus, et kui sa lähed sinna Lovabeli ja ütled, et tee mulle koduleht valmis ja 10 minuti pärast ongi see koduleht valmis, sa mõtled, et miks ma peaksin selle WordPressiga üldse jamama. aga WordPressi eelised on see, et see veebileht kuulub sulle, et see ei ole ühegi platvormi küljes kinni. ja WordPressil on olemas tohutu suur ökosüsteem, et hästi palju selliseid valmis lahendusi on juba olemas, mida saad sa lihtsalt nagu kasutada. nii et sa ei pea hakkama nullist vibe ima. sul on olemas WordPressis e-poe süsteem, tasuta WooCommerce plugin, mis praktiliselt baasvajadused kõik e-poe osas ära katab, erinevaid broneeringusüsteeme, plugineid, sa saad lisada kursuseid, sa saad teha SEO-d väga mõnusalt ja seega WordPressi leht saab kasvada koos sinu äriga. et kui sa teed näiteks ütleme kuskil kinnises platvormis niimoodi vestlusakna stiilis selle kodulehe valmis, siis noh, sa oledki kinni ka selles, on ju, et sa pead alati, kui sa midagi muuta tahad, siis sa pead minema sinna vestlusesse ja seal toimetama. mis mulle endale WordPressi puhul nagu tohutult meeldib, on see, et ta on kaks ühes. ta on samaaegselt manuaalselt 100% hallatav, sa võid alati jätta selle ai seal nii-öelda mängust välja ja minna oma lehele sisse ja teha kõike ise täielikult. et see ei ole ainult arendajate pärusmaa, sa ei pea minema koodi sisse vaatama, vaid see on kõik nagu selline noh, lähed teed linnukese õigesse kohta, paned, muudad seal noh, eriti ütleme veebilehe sisu muutmine, et kui mingis iganes põhjusel sa ei taha või sa ei saa ai-ga enam teha midagi, siis sa saad seda teha ka käsitsi. et ta on kaks ühes, ta on samaaegselt nagu täiesti hallatav sul endal manuaalselt ja teiselt poolt on ta siis ka ai-ga tehtav, täpselt samamoodi nagu Lovable. sa lihtsalt vestled ja räägid ja asjad saavad tehtud. nii, ma panen siit järgmise slaidi. Üks asi on küll, et kui alguses ai-ga ühendus tuli, siis ma mõtlesin, et oh kui lahe, et nüüd nagu kõik saavadki lihtsalt vestlusaknas oma veebilehte muuta ja pole mitte mingisugust nagu probleemi. minu enda kogemus, üks näide oli sellest, kuidas oli siis mul mees, kes on kunstnik ja temal on siis kunstnikuleht ja ta ikkagi siis iga nädal peaaegu pöördus minu poole, et kuule, palun muuda seda, palun tee teist ja nii edasi. ja te teate, kes olete ise nagu mingis valdkonnas tööl ja teil peres nagu küsitakse, siis noh, minu jaoks see WordPressi lehe tegemine või üldse lehtede tegemine ongi nagu töö, on ju, et siis veel nii-öelda vabal ajal ka hakka midagi tegema ja lähedastele võib-olla on kergem ära ütelda, on ju, kui päris klientidele. ja siis ma ikkagi nagu pidevalt lükkasin seda edasi ja, ja see leht siis jäigi nagu, oligi nagu pooleli. aga kui tuli siis see võimalus ühendada ai-ga, siis ma mõtlesin, et jess, nüüd ma annan siis Kristjanile ka selle ai otsa kätte ja las ta ise möllab seal, et ise ütleb, mis ta tahab siis teha selle lehega, selle ai-ga, on ju, et otsesuhtlus, et mina ei pea seal vahel enam üldse olema. ja ühendasime siis tema lehe selle ai-ga ära. tema sattus muidugi väga suurde vaimustusse, et järsku
varasemalt olles kogu aeg nii-öelda nagu piiratud tunne, ma usun, et ka kui sa ettevõtja oled, siis sa tunned seda piiratuse tunnet, et kui sa tahad midagi muuta ja sa ei saa, sa ei oska ja siis sa tead, et sul võib-olla, ma ei tea, kampaania on vaja üles panna või sul on vaja midagi ära muuta lehel ja teha midagi ja su äri seisab selle taga, aga sa ei saa seda teha, sest et sa oled piiratud. see on nii halb tunne ja Kristjan siis tundis ka seda vabaduse tunnet ja seda võimsat tunnet, et vau, nüüd ma saan kõike oma veebilehega teha. Et nüüd ma saan ütelda igasuguseid asju, mida vaja ja saabki nagu võluväel tehtud, sest ega tõepoolest see tehisaru, nagu te olete ise kogenud ka, kui te temaga suhtlete ja te ei ole teda seadistanud ära olema kriitiline või vastama nagu sulle noh, selliselt nagu mitte nii positiivselt kogu aeg, et siis ta ütleb ju iga asja peale jaa, tehtud, tegin ära, korras ja nii edasi. Ja siis, kui sa lähed asja vaatama, siis sa avastad, et tegelikult ei ole asi tehtud. Ja siis ütled talle, kuule, sa ei teinud asja ära tegelikult. Ja siis ta ütleb, et oo, sul on õigus, on ju, tuleb tuttav ette. Ja ühesõnaga Kristjanil oli ka nii, et siis ta sattus selle WordPressi lehe vibe koodimisest nii vaimustusse, et ta vist päris hilisööni tegeles oma lehega, vestlusaknas siis muudkui lasi igasuguseid uusi asju sinna WordPressi lehele teha ja hommikuks oli päris korralik monstrum kokku keeratud. Ehk siis üks nagu õppetund kogu sellest asjast nii talle kui mulle, mida mina nägin ka, et kui sa ei ole nagu noh, ütleme, et sa ei ole ennast ikkagi kurssi viinud WordPressi asjadega, siis võib vabalt juhtuda, et sa keerad endale natukene keerulisema olukorra kokku, sest tehisaru armastab väga ise koodi kirjutada, talle hullult meeldib see koodi kirjutamine ja mida ta Kristjani lehega tegi, oli see, et ta hakkas hästi palju sellist custom-koodi panema sinna ehk siis koodi sisse kirjutama ja ehitama neid plugineid ise sinna lehele, kuigi on olemasolevad pluginad, mida kasutada. Nii et üks nagu põhimõte, kui sa hakkad WordPressi lehte vibe koodima, ai-ga ühendama, siis seal peab olema temale juhis, et ta kasutaks olemasolevaid pluginaid, et ta ei kirjutaks kohandatud koodi kuhugi sulle WordPressi lehe sisse ja mina kasutan sellist pluginat nagu WP Code, kes saab, võib panna lingi siia, ma tean, siin on WordPressi õpiprogrammi inimesi, ma näen siin vestluskommentaaris, et te võite panna selle WP Code plugina lingi, kes teab. Ja see tegelikult ja ühesõnaga minul ongi nagu seadistatud niimoodi ai, et iga kord, kui mis iganes veebilehe ma lahti võtan, ta juba teab, tal on juhistes kirjas, et ta ei tohi ise kuskile koodi kirjutada, ta peab alati küsima, kui ta tahab koodi kirjutada ja kui ta tahab koodi kirjutada ja on vaja koodi kirjutada, sest mõnel puhul ei ole mõistlik, on ju, iga asja jaoks pluginat võtta, et siis sellisel juhul ta lihtsalt kasutabki seda VP Code linki. Nii, ja põhimõtteliselt, kuidas see siis käib, ongi nii, et sina ütled, mida sa tahad teha, ai, et siis on seal vahel, on ju, ja nüüd on see MCP ühendus, mis on sarnane nagu API ühendus ja on ühendatud sinu WordPressi lehega. Nii et kõik käibki siis vestluse stiilis, täpselt nii, nagu sa oled harjunud ChatGPT-ga suhtlema. Ja WordPressil on endal olemas ka see MCP ühendus nüüd, aga mina kasutan sellist pluginat nagu Novamira ja miks siis Novamira, sest Novamiral on natuke rohkem seda tarkust kui lihtsalt sellel MCP ühendusel. Et novamira.ai on see veebileht ja siin on olemas ka tasuta plugin, mida sa võid kas või täna juba kohe kasutusele võtta. Aga siit sa saad nagu vaadata ja uurida, et mis see plugin siis teeb, et nagu siin kohe päises on näha, siis okei, praegu nad on muutnud seda päise kõrval olevat pilti siin, aga noh, mina kasutan näiteks Elementorit veebilehtede tegemise puhul. Mulle meeldib see paindlikkus selles ja mulle meeldib see, et ma saan anda näiteks kliendile, kui ma teen üle selle lehe niimoodi 100% hallatavana, et ta saab nii lihtsalt ise seda Elementoris neid sisulehti muuta ja ma olen näinud, et on ju, et inimestele, kes ei ole võib-olla väga siuksed tehnilise taustaga, siis see Elementor nagu sobib rohkem kui mingi muu ehitaja, mis WordPressis on. Ja kuna ma olen juba Elementoriga nii harjunud, siis ei ole mul põhjust nagu mingeid muid ehitajaid WordPressis kasutada.
ja Elementori tarkus on ka siis sellel Novamiral olemas, et see Elementor Pro, ta oskab nagu neid Elementori plokke väga hästi veebilehel luua, et ja pluss on tal veel teisi selliseid olulisi pluginate tarkust. Et kui sa natuke oled kuulnud sellest WordPressist ja sellest WordPressi loogikast tead, et siis sa tead seda, et WordPress on väga suur ökosüsteem. Seal on noh, tuhandeid erinevaid plugineid. Ja kui nüüd mõtelda lihtsalt selle tehisaru peale, siis tehisaru on küll väga teadlik WordPressist, mis on tegelikult super hea, on ju, et me ei pea hakkama teda õpetama mingite uute või noh, kui sa oled suhelnud jällegi tehisaruga, siis sa näed, et mõnedest asjadest tal on rohkem teadmisi, mõnedes asjades tal on vähem teadmisi. Kuna WordPress on nii kaua juba olnud turul, siis see, ütleme, WordPress ise on ai-le üsna selge ja kõik need dokumentatsioonid, mis WordPressi kohta on kättesaadavad ja need on tehisarul nagu lihtsasti nagu teada. Aga kui tulevad mingisugused uuemad pluginad või üldse nagu on pluginaid, on ju, siis tavaline ai lihtsalt ei pruugi kõiki need plugina nüansse teada. Ta hakkab siis oletama ja see, kui tema hakkab oletama, siis sealt hakkavadki asjad valesti minema. Ja nüüd Novamiral on nii-öelda nagu selline lisatarkus, et erinevate pluginate suhtes, mis ta siis annab sellele tehisarule. Nii et kui sa kasutad kas siis tavalist seda WordPressi enda MCP-d versus Novamirat, siis Novamira pluginaga on rohkem tarkust sellel tehisarul siis ja sa saad paremaid tulemusi. Et see on põhjus, miks mina kasutan Novamirat. Kindlasti on mingeid alternatiive seal veel, et võid ise ChatGPT käest küsida. Noh, see ongi see aeg, kus praegu WordPressi maailm on väga suurtes muutustes tänu tehisarule. Nad olid natukene võib-olla aeglasemad ja jäid kohati maha noh, nendest on ju platvormidest, kus praegu lähedki lihtsalt vestluse vormis seda lehte looma, aga nad kindlasti arenevad ja jõuavad järgi, nii et kui sul on praegu WordPressi leht ja sa oled hädas sellega, et siis sa ei pea mõtlema selle peale, et oo, et äkki ma teen Lovabeli selle veebilehe ümber, et vastupidi, et mõtle nüüd selle peale, et kuidas sa saad seda tehisaruga ühendada, et siis niimoodi vestluse vormis seda muuta. Kes jõudsid nüüd natukene hiljem siia, ma kohe siin laivi alguses näitasin, on ju, et kuidas ma vestlusvormis räägin siis tehisaruga telefoni teel ja ütlen erinevaid käsklusi talle. Mul on internetiühendus siin halb, sellepärast see nii hästi ei tööta, aga kas sa said? Valmis. Jah, sain tehtud. Tekst on lehel olemas ja salvestus sai kinnitatud. Nii, ja kui ma nüüd panen, on ju, siit ekraani jagama, siis see, mis ma ütlesin talle hommikul kohe alguses, laivi alguses siin teha, ütlesin, et pane see tekst siia tere ilusat reede hommikut. Lisa ka animatsioon sellele tere ilusat reede hommikut sellele tekstile ja tee see H1 formaati. Hea küll, uurin seda praegu. Nii, lähme uuesti slaidide juurde tagasi, nii kaua kui tema... Teen sellele tekstile rahuliku alt üles ilmumise animatsiooni, aga tema siis hakkas nüüd jälle tegema siin või see hakkas tegema. Nii, kus ma jäin nüüd omadega siin? Panen korraks siit. Et jah, ühesõnaga need võimalused, mis praegu tänu sellele tehisarule on tegelikult nii ägedad. Nagu ma ütlesin alguses ka, on ju, et vahepeal ma ei tahtnud veebilehti teha, nüüd ma jälle tahan väga hea meelega veebilehti teha, sellepärast et kõik selle tehnilise poole teeb ai minu eest ära. Et mulle on alati meeldinud pigem nagu WordPressi puhul need loovad tegevused, et tekstide kirjutamine või visuaalide loomine ja kujundamine. Ja ma ei ole kunagi meeldinud nende pluginate seadistamine ja ma ei tea, mingite linnukeste õigetesse kohtadesse tegemine ja see lihtsalt on nagu nii nüri töö minu jaoks, mõnele inimesele see väga meeldib. Aga see ajastu, kus me praegu oleme, on nii äge. Ma lihtsalt jagan oma lugu, kuidas neid võimalusi on nii palju, kuna WordPressi lehti on miljoneid. Väga paljud ettevõtted on seotud nende lehtedega, eks ju, sest et need on võib-olla
noh, koduleht on ettevõtte süda, turunduse süda. Et tavaliselt, kui me tahame internetis müüki teha, siis meil on vaja väga head kodulehte ja see on nagu määrava tähtsusega, et see ei ole lihtsalt mingi tore asjake ettevõttes, vaid mõnikord sõltub nagu, kas see ettevõte jääb ellu konkurentsis või ei jää, sõltub sellest, milline on tema veebileht. Ja kui sa mõtled selle peale, et nii palju on praegu neid WordPressi lehti ja kui sa neid vaatad, eks ju, kas või ma ei tea, mobiilis näiteks lihtsalt scroll'id, käid erinevate lehtede peal, otsid ise midagi, mingit infot või tahad midagi osta, siis sa ju näed, kui palju asju on neid, mida tegelikult on vaja parandada. Nii et praegu, kes on otsimas endale lisasissetulekut ja üldse sellist võib-olla isegi karjääripööret ja otsivad sellist tööd, mida saaks teha asukohavabalt, ükskõik kus maailma otsas, ükskõik millises riigis, ükskõik millises riigis seda teenust pakkuda, siis üks võimalustest on praegu õppida ära WordPress, sest nagu ma tõin näite Kristjani näitel, eks ju, kes tegi seda WordPressi lehte alguses ai-ga ühendades, ta sai mingid asjad tehtud, aga ta ikkagi sai tehtud selle lehe sellisel viisil, et seda kohandatud, noh, seda koodi oli seal liiga palju ja tal oli pärast endal lihtsalt raske seda lehte hallata, et tegelikult me pidime seda lehte hakkama ümber tegema. Aga kui sa õpid ära need põhiasjad WordPressis ja ühendad ai-ga, siis juba koos ai-ga muidugi see õppimine on kiirem, aga teiseks tõesti asjade tegemine on ka palju realistlikum. Et ma ütleks praegu, et on küll võimalik, et üks inimene teeb ära võrreldes varasemaga ilma ai-ta agentuuritöö. Et kui varem oli vaja veebilehe tegemiseks erinevaid spetsialiste, oli vaja tehnilisi inimesi, kes seal seda tehnilist poolt seadistasid, oli vaja copywriterit muidugi praegu ka on vaja, kes nagu seda teksti loomulikult üle vaataks, aga oli vaja disainereid eraldi ja nii edasi, siis praegu see ai võimekus on lihtsalt nii äge. Ja minu enda näide, et kui ma kevadel käisin reisimas Lõuna-Prantsusmaal, siis me ööbisime ühes ägedas majutuskohas, mis meile väga meeldis perele. Et see oli sihuke mägede keskel, nunnu majakene, kõik vajalik seal majakese sees olemas, hästi mõnusas piirkonnas, Nitse lähedal, et lennukiga ka on ju on hea sinna minna ja meile meeldis seal. Ja kui me rääkisime nende omanikega, nad olid üsna värskelt selle majutuse avanud ja neil oli Airbnb-s see olemas, kustkaudu mina selle ka leidsin, aga neil ei olnud kodulehte. Ja siis meil tekkis see mõte, et äkki kui pakuks neile välja, et teeme kodulehe ja siis küsime nende käest tasuta majutust vastu. Ja nüüd ma ei oleks seda teinud, kui ei oleks olnud seda ai võimalust. Et ma teadsin juba, et alati on kõikide klientidega on niimoodi, et alguses nad ütlevad, et nad tahavad hästi lihtsat lehte ja siis hakkab tulema, siis hakkab igasuguseid nõudmisi, soove tulema. Ja ma teadsin, on ju, et selle asjaga ka, et siin olid mõned päris keerulised asjad, nagu näiteks ütleme, tõlke lisamine, tõlkimine, pluss ka Booking ja Airbnb-ga siis sünkimine, et sul oleks nagu, kui Airbnb-s või Booking us midagi kinni pannakse, et siis ka siin lehel kaoks see võimalus on ju seda broneerida. Et siin oli selliseid tehnilisi ja pluss neil oli veel hinnastuse osas vaja, et see hind oleks dünaamiline ja igasuguseid asju oli vaja. Ja ma teadsin, et see tehniliselt on nii keeruline, et kui ma oleksin seda ilma tehisaruta teinud, siis mul oleks läinud selle peale võib-olla, ma ei tea, mingi kuu aega. Noh, mitte küll täiskohaga, aga ikkagi nagu väga palju rohkem tööd ja ma ei oleks pakkunud seda varianti välja. Aga kuna tehisaru nii suures osas tuli appi, siis ma pakkusime selle variandi neile välja. Kristjan tegi siin fotosid ja nüüd ongi siis, et nad peame panema uue aja, et millal me siis läheme sinna, saame mitu nädalat tasuta majutada, mille eest me muidu oleks maksnud üle 2000 euro vähemalt. Et näiteks kas või sihukene võimalus, et kui sa võtad ette, oled hakkaja, õpid ära seda WordPressi ja pakud siis kas või, ma ei tea, vahetuskaubana mingit teenust või kindlasti on sul endal nagu tutvusringkonnas inimesi, kes vajaksid seda veebilehte. Nii et tegelikult neid võimalusi, kuidas praegu selle tehisaruga WordPressi kaudu siis raha teenida on nii palju, sest et neid veebilehti, kes vajavad seda abi, on palju. Ja vaatamata sellele, et jah, nagu ma näitasin, on ju siin, et sa vesteldes saad põhimõtteliselt seda veebilehte muuta, siis ikka ja alati on neid inimesi, kes ei ole üldse tehnilised, kes ei ole üldse arvutiinimesed ja kes iialgi ei taha, et
taha ise seda teha, vaid nad tahaksid, et keegi teine teeks. Ja nagu ma ütlesin, siis on oluline, et sa saaksid natukene sellest WordPressi loogikast paremini aru ka. Ja meil on algamas või noh, on juba nagu peaaegu otsapidi alanud see WordPressi õpiprogramm, mida ma olen teinud nüüd juba, ma ei teagi, kas 5. kord äkki nüüd seekord, 5. lend inimesi ja meil on seal 2 erinevat paketti. Üks on ettevõtjale ja teine on veebispetsialistile. Ettevõtjale on mõeldud siis inimesele, kes tahab ise seda veebilehte enda jaoks teha või veebiärisid, on ju. Sest kui sa hakkad tegutsema nagu tehisaruga omaenda veebilehe kallal, siis sa hakkad nägema neid võimalusi, kuidas sa saad ehitada neid müügitunneleid internetti palju lihtsamini, kuidas sa saad teha erinevaid maandumislehti palju kiiremini, et see ei ole ainult ühe veebilehe korda tegemine, vaid tegelikult see annab sulle oskuse üleüldse, kuidas internetis äri teha. Nii et ettevõtjale kui sa tahad tulla õppima, kuidas teha neid tehisaruga neid veebilehti, sest see, mis siin ma natukene näpuotsaga maitsta andsin, on ju, et seal on neid nüansse ju veelgi, kuidas ikkagi see süsteem enda jaoks niimoodi ehitada, nagu näiteks minul on praegu, et ma võin 3 veebilehte korraga paralleelselt lahti võtta ja noh, tavaliselt teengi seda, et mul on mitu erinevat veebilehte lahti ja samal ajal ai siis on ju, teeb mitme erineva veebilehega tööd. Et selle jaoks on vaja natukene paremat süsteemi, selle jaoks, et sa oskaksid seda tehisaruga ehitada, on vaja aru saada sellest WordPressi loogikast ja ettevõtja ja teine on siis veebispetsialist. Et kui ma tõin näite selle reisiga seoses, on ju, siis sama hästi sa võid ka raha hakata teenima niimoodi, et sa pakudki teenust, ükskõik, oskad võib-olla mingit keelt, saad hakata pakkuma seal riigis on ju neid veebilehtede tegemise teenust. Võib-olla sa elad kuskil välismaal ja välisturul ja sa näed, kui palju selles riigis on neid WordPressi lehti, mis vajavad abi. Et siis veebispetsialist, mis kestab siis 6 kuud ja annab sulle siis nagu ka siukse noh, ühesõnaga ma õpetan ja jagan kõike, mida mina ja kuidas mina teen selles programmis. 100% annan kõik oma teadmised, oskused edasi ja lisaks peale minu on veel siis koolitajaid, kes on SEO spetsialistid. Meil on Kristen Teder, kes on veebiarendaja, tema oskab just selle nagu noh, süvitsi võib-olla mingite koodiosade poole pealt rääkida. Nii et kutsun sind WordPressi õpiprogrammi, kas siis ettevõtjana, sa võid pärast ka hiljem hüpata üle sinna veebispetsialisti poole peale või siis kohe tulla ka veebispetsialisti paketiga. Ja meil on tegelikult meil oli 10 soodushinnaga kohta, meil on tegelikult see täis, aga kuna ma täna hommikul tegin selle reede hommikuse õpiampsu, siis ma hoian veel kuni esmaspäevani selle soodushinna üleval, kuigi meil on see grupp juba noh, see 10 esimest kohta on juba soodushinnaga läinud, aga ma hoian seda kuni esmaspäevani üleval ja siis muutub see hind 1798 eurot. Ja saab ka Töötukassa kaudu, et kui sul on huvi, siis kirjuta ja saame siis nagu vaadata, kuidas edasi. Ja nüüd ma võtan selle lehe siin tagasi, mis meil oli see reede demo ja vaatame, kas ta tegi siia animatsiooni. Või jäi meil pooleli siin internetiühenduse tõttu. See asi tundub, et jäi pooleli. Ma vaatan, kus ta siin jäi omadega. On muutmisühendus turvaliselt väljas. Lülita Novamira sisse ja ütle valmis. Okei. Juhtus see, et see kuna mul on juhistes kirjas, et ta lülitaks nagu selle Novamira välja, kui ta on lõpetanud, siis praegu ta lülitas selle Novamira ise välja, kuigi no ühesõnaga, meil on siin ühendusega mingid natukene jamad ja sellepärast ta ei teinud seda animatsiooni siia lõpuni välja ja läks natukene, et ta lülitas selle välja, et ma peaks nüüd minema uuesti selle Novamira sisse lülitama ja siis ta saab selle tegevuse jälle uuesti lõpuni teha. Pille küsib, kas on võimalik järelmaksuna tasuda. Jah, on küll võimalik. Kui sa oled eraisikuna, siis sa saad kassalehel ise võtta järelmaksu. 2-3 osas on tasuta, aga saad ka rohkemat kuud võtta, et see käib läbi Inbanki. Kui sa oled ettevõtja, siis me teeme veebikooli alt ise sulle järelmaksu. Kuni 3 osas on võimalik saada siis ettevõtte alt ka järelmaksu ilma intressita. Et
alati pakume seda võimalust, kes tahavad tulla, aga võib-olla ei saa korraga tasuda, et selles mõttes. Vot nii, aga siis tänaseks tõmbame otsad kokku, ma lõpetasin nii ilusti, 10:30 näitab minu kell. Läks hästi. Ma loodan, et sellest oli natuke kasu. Anna märku, kas oli? Kas oled juba võib-olla juba proovinud seda ühendust? Ma tahtsin seda öelda, et meil on seal õpiprogrammis on pluginad tulevad kaasa, et see Novamira eluaegne litsents tuleb 2 veebilehele kaasa, et me lisaks nagu selle programmi nagu koolitusega on tegelikult hästi palju erinevaid boonuseid veel, et kui sul on selle programmi vastu huvi, siis ma soovitan telli sealt see programmi kava endale meili peale ja siis sul tuleb terve nimekiri pluginatest erinevatest, mis me veel kaasa sulle anname, et tegelikult nende pluginate väärtus ise juba on üle 2000 € ausalt öeldes. Ja noh, ütleme, et kui sul on veel vaja, sa saad alati küsida, et need, kes on meil seal WordPressi õpiprogrammis, need on minu jaoks sellised nagu vipp-kliendid, kellel ma tahan aidata igal juhul täita oma eesmärgi, et kas siis enda äri hallata ja ai-ga niimoodi arendama hakata või siis, kui sa oled selle suunaga, et sa tahad raha hakata teenima selle WordPressiga, et siis aidata selles osas. Aga jah, võtke esialgu siis mu soovitus ongi, võta see Novamira tasuta plugin, kui sa oled juba WordPressi maailmaga kursis, siis ühenda see ära, proovi, katseta, vaata, kuidas see töötab. Kui sa ei ole WordPressi maailmaga kursis, noh siis igaks juhuks ole valmis, on ju, et ai võib sulle seal teha mingeid asju ka, et parem võib-olla, kui sa teed endale siis kas alamdomeeni või demokeskkonna kuskile, et mitte päris live-lehe peale lasta. Aga ja back-up on ju hästi oluline asi, et sul oleks alati olemas ka back-up ja varundus sellest veebilehest. Mõnusat reedet kõigile ja toredat nädalavahetust ja kohtume siis uuel reedel jälle uuesti.